ilusat reede hommikut. Elame vaikselt sisse. Kuidas magasid? Hästi, sügavalt. Hommik läks kiirelt. Jaa, väga. Hommikud on alati kiired. Ja eriti kui laivi minema. Ja, täpselt. Õnneks on sul selline töö, kus sa ei pea niimoodi tormama, et sa saad täiesti vabalt juhtida oma aega, aga ma tegelikult, kas sa oled hommikuinimene või õhtuinimene rohkem? Ma pigem olen hommikuinimene. Et ärkad varem ja hakkad kohe tööle? Jah, pigem küll jah, et hommikul mul on kõige paremad mõtted ja energiat kõige rohkem. Kirjuta sina ka kommentaari, kas sa oled hommikuinimene või õhtuinimene. Ja kus sa meid vaatad praegu, et kas sa vaatad voodist, vaatad töölaua tagant, vaatad diivani pealt või vaatad köögist kohvitassi tagant. Palun kirjuta kommentaari, meil oleks väga põnev lugeda, kus sina meid vaatamas oled. Aga täna siis me räägimegi Amazoni ärist, millest on tegelikult palju räägitud. Ma korraks testin heli ka. Tundub, et heli ilusti töötab. Amazoni ärist, millest on tegelikult nii palju juttu olnud ja naljakas lugu on juhtunud sellega seoses, et meil tuleb see webikoolis õpiprogramm Amazoni äri. Pooled inimesed meie tiimist kavatsevad ka nüüd Amazoni äri hakata tegema. Ongi nii inspireeriv on olnud. Ja sa oled nakatanud meid selle pisikuga. Super. Seda ma soovingi. Sest kes ei tahaks on ju raha teenida ja asukoha vabalt seda teha, et ükskõik kust maailma otsast, maailma suurimal kaubandusplatvormil omada mingit toodet. Jah, just. Aga hakkame siis pihta, et meil on ka slaidid, mida sinuga jagada, et räägime sellest, et kuidas see äri seal siis Amazonis käib. Et sina oled rahul, et sa oled selle teekonna enda elus ette võtnud üldiselt? Absoluutselt. Et minu silmis on see, et isegi kui lõppude lõpuks peaks midagi väga nihu minema, siis ma olen nii suure kogemuste pagasi sellest saanud ja et seda ei saa mul keegi ära võtta. Nii et selles suhtes. Ja meil oli nagu pikem seminar siin hiljuti Kelliga, peaaegu 2 tundi läks ära, kus sa jagasid natuke rohkem põhjalikumalt kogu seda asja, mis mulle endale selle Amazoni äri puhul hullult meeldib, kui ma sind kuulan. Et seal on nii õiged alustalad, ettevõtluse alustalad. Et tegelikult, kui sa ükskõik mis valdkondas nüüd alustaksid äri, näiteks teeksid ilusalongi Tallinna kesklinna või mis iganes muu, et sul juba on see nagu mentaliteet paigas, sa tead, kuidas tegelikult, mis loeb tegelikult, et tegelikult loeb, mida kliendid tahavad, on ju. Et sa ise ei pusi seal oma ette midagi, vaid ühesõnaga eristumine on ju, et kõik see. Et ma arvan ise ka, et täpselt nagu sa ütlesid, et kui ma tahaksin nüüd mingisse teise ärisse minna, et siis mul on nagu see baas on juba nii tugev, et see oleks palju kiirem, see progress. Väga lahe. Nii, aga siis panen slaidid ette siin ja panen niimoodi, et oleks ilusti üle ekraani. Ja siis ma vaatan, kas me saame meid ka siia mullikesena alla. Näed, tekkisimegi siia mullikesena alla. Ja näed sa, oleme seal ilusti olemas. Sul on nii lahe see brändi nimi She Knows Amazon. Mulle nii meeldib. Aitäh! Mulle ka. Nii, aga siis äkki räägigi endast natukene. Minust siis jah, natukene ka. Esimene kokkupuude oli mul Amazoniga siis aastal 2018. Ma liitusin ettevõttega, kes müüs Amazoni platvormil siis tooteid. Kokku ma olen töötanud 3 erinevas ettevõttes, kes on siis kõik Amazonis müügiga tegelenud. Nii et mul on hästi lai selline kokkupuude. Siis praegu ma teen enda äri, aga töötajana sain ma siis kogemust nii tootjatega suhtlemisel, tellimuste tegemisel, tootearendusel, disainis ja paljus muus. Aga üks hetk siis tekkis ja jäin lapsehoolduspuhkusele ja siis oligi 2023. Ma alustasin siis ise Amazoni platvormil müüki 6-kuuse lapse kõrvalt. Et see lihtsalt tundus mulle kõige õigem hetk, millal siis alustada. Ja kuna ma olin tegelikult alati soovinud ettevõtlusteekonda alustada, siis see oli selline, ma vaatasin, et okei, nüüd ma teen selle ära ja panin siis väikse käibenumbri siia ka, et siis 2025 aasta käive ületas mul siis natuke üle 120 000 ja müün siis Amazoni Ameerika turul tooteid hetkel. Tegelikult ei ole üldse kaua aega, 3 aastat ainult tegutsenud, on ju? Jah, just. Väga lahe. Amazonist natukene? Natuke ja mõtlesin, et lisan selle slaidi ka siia juurde, et te saaksite aru, kui mastaapne on Amazon üleüldse. Et no näiteks 2025 aasta käive oli siis neil ligikaudu 700 miljardit. Mitu nulli see on siis? Miljard on 9, on ju. Ja, no võt, annab kokku lugeda neid nulle.
nii et ja siis nad tegutsevad 21 riigis, et USA on siis kõige suurem turg, Amazoni osa globaalsetest e-kaubanduse müükidest on siis ligikaudu 40% ja kuu keskmine külastuste arv USA-s on siis 2,1 miljardit. Et ma olen siia kirjutanud ka, et selle Amazoni äri puhul on see nii suurepärane, et sul on liiklus juba olemas, et sa ei pea nagu seda nullist seda turundust üles ehitama. Ja mina omalt poolt turundajana võin kinnitada seda, et tavaliselt ongi kõige raskem osa, et inimesed arvavad, et nad teevad nüüd toote valmis, neil on mega ilus toode ja nüüd hakkavad kliendid tulema. Ja tegelikult hakkab siis suur töö alles pihta, sellepärast, et kui sa nii-öelda paned oma väikese poekese, ma ei tea, teed WooCommerce'i WordPressi peale e-poe ja paned selle ülesse, siis sinna ei jõua inimesed. See on sama hea, nagu sa paneksid kõrbesse sildi üles, et nüüd avan oma kutka ja hakkan müüma. Et selleks, et üldse siis see teerada endale rajada sinna kõrbesse, et inimesed päriselt hakkaks tulema, selleks läheb palju aega ja raha. Ja raha ka, just. Nii et kui sa saad nagu mingil platvormile nii-öelda jala ukse vahele või pannagi platvormi üles, kus on juba liiklus olemas, see on väga hea pluss. Aga Amazonis saabki teha ju äri nagu põhimõtteliselt 2 viisil, et üks on, et sa arendad ise mingi toote ja teine on, et sul on juba oled tootja, on ju Eestis näiteks mingi väike tootja ja kasutad seda Amazoni platvormi siis oma müügi laiendamiseks. Täpselt, just. Nii ongi. Nii, vaatame, mis meil siis veel. Kas Amazon on realistlik kõrvaltulu? Noh, ma ütleks siis jah, aga siin on siis olulised aspektid selle juures, et üks on järjepidevus, et sa pead tõesti olema, sul peab olema esiteks kannatust, sest et see ei ole üleöö rikkaks saamise mudel ja sa pead olema järjepidev, et see on see progress. Ja samamoodi ka sa pead valmis olema panustama enda aega, enda raha, sa pead julgema riske võtta ja ka uuendustega kaasas käima, sest et Amazoni platvormil pidevalt asjad muutuvad, ka selle AI ajastuga, et kogu aeg on seal mingid uuendused, ehk siis selline uute teadmiste omandamine peab olema sinu uus sõber. Mulle nii meeldib see, kuidas me eelmisele seminaril rääkisime, et Amazonil on ka oma kogukond Eestis. Et on olemas siis see Facebooki grupp, kus on päris palju inimesi, aga sinu ümber on ka tegelikult inimesed, kes tegelevad Amazoniga. Just nimelt, mis puudutab seda uuendustega kaasas käimist, et see tegelikult tähendab, et sa ei pea seda üksinda tegema, sa saad seda kogukonnas. Jaa. See on väga oluline, et see kogukond oleks ümber, sest et siis sa tunned, et sinu ümber on inimesed, kes liiguvad sinuga samal nagu rajal, neil on samad eesmärgid, et siis on selline tugipunkt olemas ja saad küsida, et minu arust selle kogukonna suur pluss on see, et me kõik aitame, et kui ka mingi mure on, siis alati sa saad abi küsida. Veebikoolis ka me paneme väga suurt rõhku kogukonnas õppimisele, sest ongi, et lihtsalt neid infot on nii palju ja kui sa paned 10 inimest, kes on iga nurga alt midagi õppinud ja vaadanud ja jagavad oma teadmisi, siis on see kollektiivne teadmine. Ja see on nii suur asi. Ja Amazoni õpiprogramm, mis meil nüüd hakkab 8. märtsil naistepäeval. Nii et naised, tulge tehke endale lisa sissetulek, mis annab teile vabaduse nagu teha seda tööd ükskõik kust maailma otsast. Ja näe, laste kõrvalt on võimalik teha, mina siin siiamaani teen, nii et tulge, ma ootan teid. Ja siis seal me käisime välja ka selle mõtte, et tahame füüsilise kokkusaamisega korraldada, et sinul on ju olemas inimesed ümberringi, kes on juba aastaid Amazonis äri teinud ja kutsume nemad kokku ja siis kutsume need algajad kokku. Nii et algajad saavad siis uurida ja puurida, et mis on ikka need ämbrid, mida ei tasuks ise kolistada ja mis on need asjad, mida peaks tegema. Jah, just. Saate kõik ära küsida. Midagi saab, just. Aga Amazoni puhul ma ütleks, et kõik tõesti oleneb siis sellest leitava toote hinnast, et kui sul ikkagi on väiksem algkapital, sa pead olema loovam, sa pead rohkem ise tegema ja sa loomulikult pead valima siis ka toote, mille oma hind on väiksem. Et näiteks, lihtne näide, et kui sa ostad $3 toote 300 tükki, siis sul läheb vaja $900. Aga kui sa leiad endale $10 toote ja tehas on nõus sulle 500 tükki tegema, siis sa pead käima välja $5000. Et sinu algkapitalist siis väga oleneb see, et kuhu suunas me selle tooteotsinguga nagu liigume. Et ma ütleks, et realistlik algkapital, ta võiks olla minimaalselt €2000. Alustada sa saad ka väiksemalt kapitaliga, sa saad endal luua kogumisplaani ja selles suhtes, et ega see protsess võtab nii või naa aega, et kui sul on väiksemalt kapital, sa saad selle protsessiga pihta ikka hakata, sa saad hakata tooteotsingut tegema, näidiseid tellima,
tehastega suhtlema, et see ei pea nagu käima kõik niimoodi nipsust, et kui sul seda kapitali hetkel veel ei ole. Ja ma olen ka siia selle kirja pannud, mille jaoks sul üldse raha vaja on, et üks on siis ongi tootenäidised, kui sa oled selle toote endale siis mingi potentsiaalse toote leidnud, siis kui sa lõpuks selle tellimuse teed, siis on sul vaja ehk siis tooteraha, siis inspektsiooniraha, et kõik, et toodetega oleks kõik korras, siis on transport ja ka reklaamikulu, et see on siis see esialgne siuksed suuremad investeeringud, et kõik sihuke graafiline disain, fotod, et kui sul on väiksemalt kapital, siis oleks hea, äkki sul on mingi sõber, tuttav, kes saab sulle siukse väikse raha eest selle ära teha või teed üldse ise, on ju. Sest sina tegelikult alguses ka ikkagi nagu võtsid endale inimese, kes tegi, eks ju, neid asju. Mina olen jah, natukene seda teed läinud, et ma olen nagu võtnud, aga samas natuke olen ka nii-öelda peksa saanud sellega, et ikkagi õppetund on ka olnud, et ikkagi võiks kulud hoida nagu miinimumin. Jah, juures üks asi, mida meie siin veebikoolis hästi nagu juurutame praktiliselt igas koolituses, meil on AI on meie parim sõber ja praegu, kes ei ole jõudnud vaadata, siis eelmisel reedel oligi meil Piret Ilveriga näiteks õpijamps, kus Piret näitas, kes on see Sokisahtel e-poe tootja on ju, omanik ja tema siis rääkis, kuidas nemad praegu AI-ga pilte teevad, et see tegelikult, mis tasemel praegu AI on ja kuidas see saab sulle appi tulla, on hästi mõnus. Nii et ma usun küll, et sellised tootefotode tegemised, videode tegemised, tekstide kirjutamised, kõik selle saab parim sõber AI. Ja seda me õpetame veebikoolis kasutama, et kui sa tuled veebikooli õpiprogrammi, et siin oli küsimus ka, Eve-Maria küsis, et kas see on pikem programm, et see Amazoni õpiprogramm on siis 3-kuuline keskmiselt. Et see on see, kus sa siis käidki läbi need vajalikud sammud, annad tagasisidet inimestele, aitad siis on ju selle äriga alustada. Just. Ja seal baaskoolitus. Ja sinna me kombineerime veebikooli enda koolitusi ka sisse, mis aitavadki seda AI kasutamist just rakendada, et selles mõttes ma usun küll, et saab ilma välise inimeseta tegelikult üksinda ka hakkama. Ja, just. Või siis teed seda äri koos mõne sõbraga, et näiteks vaatadki, et sul on oskused A, tal on oskused B, pange kokku, on ju. No see on täiega mingi idee, mulle väga meeldib see mõte, et seesama just see kogukonnas õppimine ju aitabki nagu saada tuttavaks inimestega ja täpselt, miks peaks üksinda tegema. Üliäge on seda tiimis teha. On ju, et siis võib-olla kui mõned hirmud tulevad ette, siis koos on ju ikka lihtsam, saad arutada kellegagi, on ju. Nii, lähme edasi. Teine küsimus, mida hästi palju küsitakse. Siin on see investeering veel. Jah, ma tõin sellise väikese näite sulle ka, et oleks võib-olla lihtsam, et lihtsalt, et kui ongi, et kui sa näiteks 300 tükki tellid, ühiku hind on $3, siis tootmise peale näiteks $900, transport 300, reklaam 300 ja siis on ka siuke puhver sul, et siis juba tulebki kokku sul siuke $2000, et lihtsalt, et sul oleks väike selline näide siis silme ees, kuhu see raha läheb. Ja siis ka, et juhul, kui sa peaksid näiteks müüma siis, ma ei tea, $18 või $20 toodet, et siis ma olen nagu maininud seda, et siuke rusikareegel võiks olla see, et 1/5 siis müügihinnast võiks olla siis sinu tootehind, et ütleme, et kui sa saadki toode pluss transport on sul $4, siis su müügihind võiks olla $20, siin ma olen toonud $18, aga muidu jah, et Amazoni tasud kuuluvad siis sinna alla, mis lähevad müügihinnast maha, reklaam, siis sinu toote landed cost ehk siis tootmine pluss transport ja siis alles jääbki siis sinu brutokasum ja siis sealt lähevad ka veel nii-öelda näiteks mingid laotasud või tagastused või mingid sellised asjad maha, et see on siuke väike näide siis. Väga hea praktiline näide. Ja teine küsimus, mida hästi palju küsitakse, et palju mul siis aega läheb, kas ma saan seda teha oma põhitöö kõrvalt, kas ma peaksin homme töölt ära tulema ja Amazoni äri hakkama tegema, kas ma saan seda laste kõrvalt teha? Laste kõrvalt? Jaa. Olen ise näide selle koha pealt. Ka väikse lapse kõrvalt alustasin. Põhitöölt ära tule, tee seda põhitöö kõrvalt, õhtuti leia endale see aeg, nädalavahetusel, et ei ole telefonis, ei vaata telekat, õpid Amazoni, see on kasulikum
konkreetselt kohe ütlen niimoodi, aga no ma ütleks õppimise faas sihuke no kindlasti 4-6 nädalat, et noh, iga inimene on ju erinev, ma panin siia sellised umbkaudsed näited sulle. Lansseerimise faas on kõige intensiivsem, et see on siis, kui sa toodet välja arendad, sa otsid neid tehaseid, tegeled selle transpordiga, teed välja tootelehed, noh, kõik see on ju, et siis noh, 5-8 tundi nädalas, noh, see võib ka rohkem olla, et täiesti oleneb. Ja siis no ütleme, et kui sa oled juba toote müüki saanud, 3-6 kuud, noh, siis võib-olla on juba see, kus sa saadki võib-olla mõni nädal, sa reaalselt teed ka 2-4 tundi nädalas, et noh, ma ise ka hetkel, ma olen umbes sellises tasemes, et noh, loomulikult tegelikult ju võiks alati rohkem teha, aga saab, et kui on selline rahulikum aeg, müügid toimuvad, otseselt noh, mingit probleemi ei ole, on ju, et siis ja seda saab siis ka ise ajastada, eks ju, niimoodi, et kui sul ongi, ütleme, see õppimise faas, noh, mis ongi 3 kuud näiteks meil veebikooli õpiprogrammis, kus sa siis need sammud ilusti läbi käid. Hea on see, et sa ei pea seda üksi tegema, et Kelly on juba selle raja endal sisse sõitnud ja ta teab, milliseid ämbreid vältida, mida teha, et sa ei peaks kaotama aega ega raha ja saab sind nagu juhendada, on ju, siis samm-sammult. Et see lühendab, ma arvan, seda õppimise aega, ma tahtsin öelda, et noh, tegelikult võib ju YouTube'ist ka minna õppima. Noh, saab ikka jah, aga ma ütleks, et see on nii keeruline, sest et noh, kuidas sa alguses üldse tead, keda sa usaldad, YouTube'is on nii palju videosid, siis sa kaod võib-olla sellesse suurde sinna kompotti ära, on ju, et igaüks ju õpetab võib-olla mingi erineva nurga alt, võib-olla mõni räägib sulle üldse, et sa saad kohe endale Ferrarit minna ostma, on ju, et saad kohe rikkaks, et noh, et juba see usalduse küsimus ja teine asi on ju ka see, et sa ei saa ju kellegi käest küsida, no sa vaatad selle YouTube'i video ära, aga noh, kus sa siis abi saad, kui sul ju tekib alguses nii palju küsimusi, aga kui sa koolituse võtad, mentori, noh näiteks meie puhul siis see koolitus on ju, siis ma saan sulle kohe anda tagasisidet, kui sul on mingi küsimus, siis sa lihtsalt kirjutad, noh ja sa saad, selles suhtes ma hoian su kätt sellel teekonnal. Aitad seda fookust hoida ja aitad teha õigeid valikuid, et see lühendab seda õppimise aega ja mis tegelikult mulle väga meeldib nende õppimiste juures on see, et kui koolituse võtad, sa saad sellise hea struktuuri, et sa tead, mis on samm 1, samm 2, samm 3, samm 4. Muidugi seda saab ka AI käest küsida, et ega loomulikult ChatGPT ja kõik on ju ka väga teadlikud, kuidas see Amazonis äri käib, aga ongi, et kui sa üksinda teed, siis sul jääb ikka see kahtlus, et kas ma ikka nüüd tegin õigesti või kas ma ikka peaks nüüd seda tegema. Aga see kogukonnas õppimine ongi, et sa saad siis sinu käest abi ja saad ka teiste käest küsida. Aga see ajakulu on täiesti nagu hämmastav. See mind paeluski, sest ma teadsin, et minul ei ole seda aega, et nagu näiteks isegi, noh, ma ei tea, ütleme 2 tööpäeva nädalas praegu nüüd pühendada Amazonile, aga teades, et kui võimekas on AI, kuidas AI-ga saab luua videosid, tekste, pilte, mida ma igapäevaselt niikuinii juba teen, et siis ja mul on üks tooteide isegi ka nüüd juba olemas. Ma ei tohiks seda kohe häälega öelda, on ju? Parem ei tohi. Ma ei tea, noh, kuidas sa ise tunned, aga miks mitte? Aga ühesõnaga, jaa, et siis ma mõtlesin, et miks mitte nagu tõesti proovida ja teha seda, eriti kui sina õpetad ja näitad, on ju need nipid-trikid kohe kiiresti ära. Ja mulle meeldib see, et nagu sa tõid välja need ajalises mõttes ka 3 faasi, et üks on see õppimise faas, teine on siis lansseerimise faas, et kus sul võibki minna rohkem, 1 tööpäev vähemalt nädalas, on ju. Aga ma saan ju seda planeerida endale sellise perioodi oma elus, kus mul ongi rahulikum. Näiteks võib-olla juunikuu on mul rahulikum. Ja siis ma võtangi selle lansseerimise ette, on ju? Just, täpselt. Nii ongi kõige mõistlikum. Ja kui toode on juba üleval ja kui müüb, siis tagasi tulla selle 2-4 tundi nädalas. See kõlab väga hästi. Täpselt. Väga lahe. No nii, lähme siis edasi. Nüüd siis ongi on ju need sammud, mis siis tuleb teha selleks, et Amazonis äri teha. Jah, ma mõtlesin, et ma natukene selgitan sulle siis seda üldpilti ka, kuidas siis see Amazoni äri toimib. Esimene siis see kõige olulisem osa sellest on siis see toote otsing, ehk siis meil ongi vaja leida toode, mida me sellel platvormil müüma hakkame. Ja lisaks on meil vaja siis teha ka tootearendust. Mida ma selle all mõtlen, ongi siis see, et me vaatame, mis hetkel turul müüb, aga me tahame leida need nõrgad kohad üles, mis praegustel nii-öelda konkurentidel on. Ehk siis, kui nad müüvad mingit toodet, aga kliendid tegelikult kurdavad, et sellel tootel võiks olla mingi funktsionaalsus juures või midagi on selle tootega hetkel nii-öelda kehvasti, siis meie proovime selle mure ära lahendada ja tuua siis selle nii-öelda parema
parema toote turule, millega me siis kuidagi teistest eristume. Kui me siis oleme endale selle toote leidnud, meil on numbrid paigas, siis me liigume edasi siis tootja leidmise juurde ja oma tellimuse tegemise juurde. Ja ehk siis minu süsteem käibki nii, et mul on Hiinas tootja ja ma müün Amazoni siis Amazon.com platvormil, ehk siis ma saan need tooted Hiinast, saadan siis Ameerikasse. Nüüd kolmas punkt on siis ka see, et sul on vaja siis müüa kontot ja tootelehte, kust siis Amazoni kliendid sinu toote üles leiavad ja ostu saavad sooritada. Transport, ehk siis kui tellimus on valmis, ütleme siis Hiinas, siis meil on vaja see kaup saada Hiinast Ameerikasse laevaga. Toote lansseerimine tähendab siis seda, et kaup on jõudnud Amazoni lattus, on vastu võetud ja nüüd see on siis valmis müügiks. Et siis meil on vaja teha reklaamtegevusi, ehk siis see 5. ja 6. punkt omavahel siis põimuvad. Nii et jah, see on siis selline üldpilt. Jah, just. Räägime läbi natuke need sammud ka. Natukene ja räägiks siis sellisest tooteotsingu poole pealt, et väga hea programm on Helium 10, sellega me saame oma konkurentide järel nuhkida, me saame vaadata, mis on nende käibenumbrid, me saame vaadata, mis on erinevate otsisõnade otsivolüüm, ehk siis kui palju seda konkreetset toodet igakuiselt otsitakse. Meil on ka siis variant leida toodet, kui me käime läbi erinevaid kategooriaid, et see on siis see parempoolne pilt, seal on siis erinevad põhikategooriad Amazonis. Ja siis me saame tavaliselt, on kõige olulisem see, et me leiaksime niisuguse niši, ehk siis me sellistest peamistest kategooriatest, nagu meil on, ütleme, pet supplies, ehk siis loomatooted, me liigume edasi väiksematesse nišidesse, et mis ei ole veel nii küllastunud konkurentidest, et me tahame selliseid natuke rohkem vabu turge leida. Ja tooteotsingu kriteeriumitest olen ma siis toonud sulle 2 osa. Üks on siis see, mis on nõudlus, klientide nõudlus, ja me tahaksime siis alguses leida sellised turud, kus siis otsivolüüm on igakuiselt 3000 kuni 10 000 peamistes otsisõnades kokku, ja ka käibevahemik sinu konkurentide puhul võiks olla selline 5000 kuni 15 000. Ja hakka pakkumine, et hetkel siis võiks olla müügil olevaid tooteid siuke maksimaalselt 1 lehekülg, kuigi tegelikult alguses ma isegi soovitaks, et siuke pool lehekülge võiks neid konkurente seal alguses olla. Ehk siis me ei lähe kohe turule, kus on meeletud käibenumbrid, meeletu konkurents, vaid alguses me tahame minna pigem sellisesse natuke rahulikumasse turgu, et just see õppeprotsess oleks ka lihtsam. Siin ma olen lihtsalt sellise väikse näite sulle toonud, et kuidas siis see Helium 10 siuke extension toimib ja mida me sealt näeme, et kui sa näiteks otsiribasse sisestadki sõna acrylic dog playpen, siis me näeme, et igakuiselt otsitakse sellist sõna 1678 korda. Sa näed siis tooteid, kes selle otsisõna all välja tulevad, ja sa näed ka siis, mis käibeid nad igakuiselt teevad. Ja mis see siis tooteotsingu eesmärk üldsegi on? Et punkt 1 ongi see, et sa lahendad ära enda konkurendi nõrkused. Seda on väga lihtne, jällegi AI aitab sind selles nüüd tänapäeval, et sa võtad enda konkurentidele jäetud tagasiside ja sa lased AI-l endale kokkuvõtte teha, et mis on hetkel need head, mis sellel tootel olemas on, ja mis on need vead. Ja need vead on nüüd sinu need võimalused, et need tuleb ära lahendada. Ehk siis me tahame, et sinu tootel, mille sa turule tood, oleks siuke unique selling point, ehk siis mingi eristuvuspunkt, kuidas sa erined siis, tuled välja siis enda konkurentidest. Jällegi siis siuke maksimaalselt pool lehekülge, kuni 1 siis konkurente, piisav nõudlus, millest me siis eelmises slaidis rääkisime. Ja tõin siis väikse pildi näite sulle ka, et kuidas siis see parempoolne pilt, et ta on tõesti väga hea esipildi endale loonud, et ka see on see, et sa pead olema oma esipildiga, sa pead silma jääma, sest kui sa seda klikki ei saa, siis inimesed sinu tootelehele ei jõua ja siis sa ei saa ka seda potentsiaalset ostu. Nii et ka see on siis üks osa, mis meil on hästi oluline Amazoni puhul.
nii, ja siis on meil siis tootja leidmine, et see on siis ka, et mida me koolitusel vaatame. Siis meil on siin müüjakonto registreerimine, tõin ka siis pildi sulle, milline näeb välja Amazonis tooteleht. Transport, jällegi koolitusel võtame kõik selle osa läbi. Ja see transpordi osa tundub küll natukene hirmutav, et või tegelikult selles mõttes minu jaoks on ju, sest ma ei ole vaata varem teinud seda, et mingisugune Hiina tehas kuskil toodab mingit minu toodet. Selge, jaa. Oota, ma korraks tegelikult enne kui transpordi lähme, et see tootearenduse asi on ju, see unique selling point leida endale, et paljud küsivad, et kuidas ma seda toodet siis arendan üldse, et mis ma hakkan siis kodus võtan, ma ei tea, hakkan karusid müüma ja õmblen neile saba ka taha või kuidas see käib, see tootearenduse? Jaa, see võib täiesti olla, et sul on näiteks, ma ei tea, leiad endale Eestis mingi õmbleja, ütleme, kui sul on mingi taoline toode, on ju, et ta teeb sulle siis, ma ei tea, tellid oma konkurendi näidised, hakkate koos seda arendama, mõtlete, et ahah, siit võiks seda muuta, teed nii-öelda selle eksemplari valmis endale Eestis, saadad selle enda tehasesse Hiina ja ütledki, et nagu tehke mulle selline asi, on ju. Et see on täiesti, mina niimoodi teengi, et ma tavaliselt Eestis nagu teen sellise lõpptoote, näidise valmis ja siis ma saadan selle Hiina, et palun tehke mulle nüüd selline. Ja siis nad saadavad sulle tagasi, kui nad on teinud, enne kui sa siis hakkad tellima seda suuremat laadungit. Just, et ma tahan näha, et kui hästi nad siis ikkagi teevad selle, kui hästi nad järele teevad seda. Väga lahe. Kas on juhtunud sellist asja ka, et sa saadad küll toote näidise neile, Eesti õmbleja on ideaalselt selle valmis teinud, nemad saadavad sulle võib-olla tagasi ka ideaalse näidise, aga tegelikult, mida nad tootma hakkavad, ei ole poolgi sellest. Õnneks seda mul ei ole olnud, aga eks ikkagi see masstoodangus see kvaliteet natuke alla läheb küll, eks siis seda ma ütlen, et see näidis peab olema väga hea. Kui sa juba näed, et see näidis, mille nad sulle saadavad, on siuke nagu nii ja naa, siis masstoodangus sa võid nagu täieliku jama saada, et tõesti, näidis peab olema väga hea, kvaliteetne. No vot, need ongi need samad tarkused erad, mille peale ise alguses ei tule. Et kujutan ette, et kui ma üksinda hakkaks praegu Amazoni äri tegema, siis mul oleks väga suur tõenäosus oma raha ja aega ja energiat nagu põletada ja kaotada. Et kui sina alustasid Amazoniga, siis sul oli see baas juba nagu olemas, eks ju? Nojah, selles suhtes ma olin juba 3 ettevõttes töötanud, et ma olin seda protsessi nagu näinud kõrvalt. Ma juba enam-vähem teadsin, mis on need nii-öelda võimalikud apsakakohad. Et siis need sammud, mida me siis seal õpiprogrammis läbi käime, ongi kõigepealt tooteotsing. See on koht, kus sa annad siis ka tagasisidet nendele. Kodutöö tuleb sul, ma annan tagasisidet sinu kodutööle ja siis meil tuleb ka laivis siis siuke küsimuste-vastuste voor, kus me vaatame ühiselt siis mõned kodutööd üle, see on vabatahtlik ja siis kõik siis küsimused, mis sul on, nendele sa siis minu poolt vastuse saad. Ja sa ei hellita seal, et kui inimene liigub vales suunas, siis näitad. Ma ütlen otse, muidugi. Mis ma ikka hellitan, et see on sinu raha ja sinu aeg, et ma ikkagi tahan sind aidata, see on minu eesmärk. Ja need sammud, mis siis seal Amazonis põhimõtteliselt ongi need, mis sa alguses rääkisid, esimene asi on siis see tooteotsing, järgmine asi on? Nii, nüüd mul läks. Oota, paneme selle slaidi uuesti ette siia tagasi. See on hommik. Jah. Tootja, keegi peab tootma ka. Keegi peab tootma ka. Ja siis me vaatame üle, me valideerimegi, et me leiaksime sulle hea tehase, kes siis liiga kõrget hinda ei küsi. Ja sul on oma kontaktivõrgustik olemas, et eelmine kord sa ütlesid, et sa võid ka seda jagada. Ja, no eriti transpordi osas, et seda ma muidugi jagan, et kõik kontaktlistid, mis mul on, selle ma sinuga jagan. Ma ei tea, graafilised disainerid, kõik, et kes on mulle abiks olnud. Et ma arvan, et see on ka väga hea, et siis sul on nagu julgem tunne nende inimestega, nende poole pöörduda, et sa tead, et mina olen nendega juba koostööd teinud. Et esimene samm tooteotsing, arendus, siis on tootja leidmine, tellimuse tegemine, siis on see müüjakonto tegemine. See tundub ka siuke tohutu bürokraatia, et kui ma mõtlen selle Amazoni peale, siis Amazon on ju mingi hiid, on ju. Et see tundub hästi bürokraatiline, aga sa aitad siis meile anda mingid aluspõhjad või kuidas me seda? Ma selles mõttes ma käingi läbi, et mis dokumente sa pead esitama ja kui sul tuleb seal siuke lisaverifitseerimise osa, siis ma olen ka selle läbi hammustanud, nii et ma saan ka sellega aidata, et kuidas siis seal natukene mööda pääseda mõnest sellisest probleemsest kohast juhul, kui see tuleb.
nii et selles suhtes ma jah, nagu ma ütlen, ma ei ole teoreetik, ma olen praktik, ma olen kõik selle läbi teinud ja ma saan selles suhtes sulle toeks olla nagu selliste küsimustega. Siin on hea küsimus on kuidas ja millist uurimustöö teed, et olla kindel, et toode vastab müügiturul olevatele kõikidele standarditele ja nõuetele? Päris hea küsimus. Et mis... Nojah, et USA turul on, Euroopa turul on omad nõuded, USA turul on oma nõuded, sina tegutsed USA turul müüd, on ju, et see vastaks siis nii-öelda nendele standarditele. Et seal on tõenäoliselt mingid valdkonnad ka nagu lastetooted ja sellised on ju, mis... No sellega kõige lihtsam jällegi, lihtsalt ChatGPT, et kas mul on vaja mingit lisadokumentatsiooni Amazonist endast, me saame ka seda vaadata, lugeda, mis nende platvormil kirjas on selle toote osas. Et see on kõik siuke väga lihtsasti tehtav ja kontrollitav. Ja siis Kristiina küsib ka, et kuidas olla kindel, et ei lange tootja pettuseks, et maksad raha ära, aga tooteid tegelikult ei saagi. Aga sa mainisid, et seda sul ei ole juhtunud ja üldiselt... See on nüüd, sa teedki kõike seda läbi alibaba.com keskkonna, et see annab sulle sellise lisakaitse, ehk siis nii-öelda see raha, mis sa saadad oma tehasele, see ongi Alibaba keskkonnas, see ei lähe otse tootjale välja ennem, kui sa ei ole nii-öelda ise kinnitanud, et sul on kõik nagu toodetega hästi. Juhul, kui sul on toodetega tõesti mingi jama, et siis sa saad alibaba.com, Alibaba keskkonna kaudu esitada, kes neile Aga aitäh, need on nii ja toredad küsimused, küsige veel midagi. Ma tean, et ajaliselt me oleme juba natukene üle läinud ja me lähme veel natuke üle. Me lähme natuke üle, sellepärast, et me tahame ikkagi selle väärtuse sulle kätte jagada, aga küsige, sest et siis me saame rääkida sellest, mis teid huvitab, mitte siin muudest asjadest. Aga kui need sammud, see struktuur veel, me jõudsime rääkida tooteotsing, tootja tellimine, siis on see müüjakonto registreerimine ja nüüd ongi see transpordi korraldamine. Et kas seal on ka mingeid selliseid ämbreid, mida peaks vältima? Eks neid ämbreid ikka võib, õnneks mul ei ole nii väga olnud neid ämbreid, et ma ütlengi, et kuna kõik need kontaktid ma olen saanud ise ka nagu teiste müüjate käest, kes on siis kasutanud erinevaid siis logistikaettevõtteid, et siis mul on nagu selle võrra ilmselt lihtsam olnud, et ma selles osas, kuna ma sulle ka need kontaktid annan, et siis ma ei muretseks selle osa pärast. Väga lahe, et siis õpiprogrammis jagad transpordikontaktid, mida saab. Tarmo küsib, et kui sul tekib müüdud toote tõttu juriidilisi probleeme Ameerika Ühendriikides, kes vastutab ja kuidas neid probleeme Eesti ettevõtjana seal lahendada? Ma saan aru, et sul ei ole tekkinud. Mul ei ole tekkinud. Ma ei tea ka kedagi vist, kellel oleks tekkinud. Aga Amazonis, kui sul on nüüd siis 3 kuud käive olnud üle $10,000, siis on sul vaja kindlustust, et kui siis sul on mingi juriidiline küsimus seal, et siis sul on see kindlustus, kelle kaudu sa siis saad selle raha tagasi küsida, ehk siis ikkagi sinu ettevõte on see, kes vastutab, aga siis tänu sellele kindlustusele siis vähemalt see rahasumma on siis see, et sul on see juriidiline kaitse olemas. Et siis Amazon on tõenäoliselt hästi läbi mõelnud, on ju, sest et seal ju kogu see ärimudel käibki hästi palju selle põhjal, et ongi need kolmandad osapooled, kes siis toodavad ja müüvad Amazonis. Et tõenäoliselt on see risti-rästi läbi mõeldud Amazoni poolt. Jah, et sellepärast nad tahavadki, et müüjad ennast nagu ära kindlustaksid, et kui on ikkagi mingi täpselt, et mingi kahju tekkinud sinu toote tõttu siis inimesele, et siis on see kindlustus seal ikkagi vahel. Siis tuleb see toote lansseerimise pool, mis ongi siis, nagu sa ütlesid, ka ajaliselt kõige mahukam, on ju, et võiks arvestada vähemalt sellel perioodil siis, kui sa algaja oled võib-olla isegi nagu 2 tööpäeva nädalas, on ju, et sa saaksid nagu hästi selle lansseeritud edaspidi, kui sul on juba see süsteem selge, siis läheb sul ajaliselt võib-olla vähem aega. Aga soovitan kirja ka panna, mis sa oled nagu teinud, et siis järgmine kord, kui sa uuesti lansseerid, sa tead, ma tegin seda, muidu võib-olla alustad nagu uuesti otsast peale. Ja siis põhimõtteliselt ongi, kui see platvormil on üleval, siis hakkab reklaamtegevus, et kuigi Amazonis on liiklus iseenesest olemas, siis reklaami peab ikkagi tegema, jah? Jah, reklaam ikkagi tuleks teha, et sa oleksid nähtav, et alguses lihtsalt võib olla see, et sa ei tule otsi tulemustes välja, et siis sa pead reklaami tegema, et olla nii-öelda selles otsisõnas esimestel positsioonidel. Ja siis on ka erinevad Amazonis on Vine programm, millega sa saad siis kuni 30 kirjalikku review'd,
mis on väga oluline Amazonis, et kliendid ostavad su toodet palju parema meelega, kui sellel on nii-öelda see usaldus taga, ehk siis kliendid juba on jätnud tagasisidet, noh, juhul kui see on hea tagasiside. Ehk siis jällegi me tuleme sinna tagasi, et see toode peab olema sul hea, mille sa turule tood, sest kui see on sul kehva kvaliteediga või sellel on mingid vidinad puudu, noh, mis iganes, sa hakkad saama kehvasid tagasisidesid ja siis jällegi noh. Kas neid review'sid ehk siis tagasisidesid ostetakse ka? Et ma palkan näiteks 100 hiinlast, kes mulle kirjutab koos tehasega, et las kirjutavad sinna hea review ka taha. See ei tööta enam, et no jah, okei, kuidagi noh, mingit viisi saab neid, ma ei tea, kuskil Ameerikast noh, mingi tuttav on ju, ostab sul selle toote ja siis jätab sulle tagasiside, aga noh, üleüldiselt ikkagi jah, ma ei soovitaks neid selliseid vigureid teha. Okei. Lelet küsib, et kui tõenäoline on see ikkagi oma toote müümine Amazonis? Noh, et mul ongi Eestis on tegelikult nii palju ägedaid tooteid ja tootjaid, väiketootjaid. Ja. Et kui tõenäoline on see Amazonis müümine neil? Kas tasub see teekond ette võtta? No ma nagu väga soojalt ikka soovitan seda, sest et kui su Eesti turg on, noh, sul ei ole siin enam kuskil edasi liikuda, siis miks mitte pakkuda siis enda toodet. Et noh, loomulikult me peame vaatama, et kuidas on see konkurentsi olukord seal, kas sinu toode, mida sa praegu Eestis müüd, kas ta eristub piisavalt, on ju, või et kuidas see kasumlikkuse pool seal ka tuleb, on ju, et kõik need asjad on vaja analüüsida läbi, et ma saaksin sulle öelda, et jah, mine, aga noh, selles mõttes turu poolest, kui kõik nagu ikkagi klapib, siis loomulikult ta on suurepärane kanal sulle kasvuks. Küsimus, millised on need tootekategooriad, mille müümisest pigem eemale hoida, millega kaasnevad suuremad riskid, karmimad nõuded, näiteks lastetooted? Ma ütleks, elektroonika on alguses selline, mida ma väldiksin, laste turvalisusega seotud tooted, igasugused toidulisandid, mis käib nahale, näiteks mingid kreemid, näohooldustooted, et sellised või ka midagi, mis võib puruneda, noh, mingid klaasid või sellised, et need võib-olla alguses ma soovitaksin sulle. Et teha algul mingi turvalisema tootega teekond läbi ja siis, kui juba tunned, et oled juba käpp on ju, et ja. Siis või noh, saad juba. Siis võtad klaasid ja siis võid juba jah, proovida kõike muud ka. Siis kas reklaami tehakse tasulist, et sa pead maksma reklaami eest? Just, et sul on nagu siis nii-öelda otsitulemustes on sul siis nii-öelda orgaaniline positsioon, ehk siis see tooteleht tuleb välja, et kui inimene sinna peale klikkab, sa ei maksa mitte midagi ja siis sul on siis see teine pool, mis on siis reklaamitud tooteleht, ehk siis kui sinna klient peale klikib, siis sa maksad selle eest, noh, ütleme näiteks, ma ei tea, 60 senti ühe kliki eest. Aga käime veel lõpetuseks läbi siin need peamised vead ka, mida siis ei tasuks teha. Ma ütlekski, et kõige olulisem on siis toode ise, et kui et sellele tõesti pane peamine fookus ja peamine aeg, et kui see lihtsalt ei eristu su konkurentidest, ta ei lahenda piisavalt sinu klientuuri muret ära, siis see on nagu kõige suurem aps, mis sa võid teha. Ehk siis see puudulik eeltöö, samamoodi valesti valid tootja, et kui ta teeb sulle kehva kvaliteediga toote, siis see on ka väga suur peavalu, et kui sa selle Amazoni juba ära saadad, siis sul hakkavad tulema kehvad review'd, tagastatakse, ma ei taha sulle seda, või siis tootja küsib su käest liiga kõrget hinda, su kasum lihtsalt kannatab. Esipilt ei tõmba tähelepanu, see on ka, aga see on väga, see on parandatav. Lihtsasti parandatav asi. Et just see eeltöö osa ja tootja osa, see on nagu see, mida on pärast tagantjärgi hullult raske parandada. Ja see õpiprogramm, mis nüüd 8. märtsil naistepäeval, nii tore, et see on naistepäev. On ju, ei tea, kuidas see nii sai, no võt. Aga mehed, te olete ka väga teretulnud. Jaa, absoluutselt. Et kõik mehed, kes te meid praegu vaatate, siis... Jah, teie tulge ka. Aga ühesõnaga see õpiprogramm, seal on siis 2 nädalat aega kodutöö tegemiseks, mis on hästi mõistlik, et meil see ongi üles ehitatud siis need samad sammud, mida me just praegu läbi käisime, mida on vaja teha, tooteotsing, teha see ja nii edasi, transpordi korraldamine, kõik see. Ja iga selle etapi vahel on siis 2 nädalat, kus õpiprogrammi osaleja saab siis oma kodutöö ära teha ja siis pühapäeva õhtuti kella 4-6
on sinuga siis küsimused-vastused ja Just. tagasiside, kus sa siis annadki tagasisidet sellele kodutööle ja pluss siis vahepeal saab ka suhelda ja küsida nõu. Ja vahepeal ka, et kirjalik tagasiside tuleb ka ja ka siis see Q&A-s ja selles küsimused-vastused, et see on siis selline üleüldisem, et seal vaatamegi siis ühiselt mõned kodutööd üle, et oleks laivis ka. Ja lisaks on siis ka selline baaskursus või kursus olemas, et inimene saab siis iseseisvalt ise õppida, need avanevadki järk-järgult teema kaupa, mis on juba ette salvestatud, et sa saad siis võtta selle kursuse, vaadata, millal iganes sul endal sobiv aeg on ja pühapäeval siis panna see 2 tundi endal kalendrisse kirja, et kindlasti tulla laivi kohale, et seal on imeline võimalusel saada nagu tagasisidet oma tööle ja seda saada teada, kas sa liigud õiges suunas. Ja, et ma olengi selle koolituse niimoodi üles ehitanud, et sul oleks see teooria pool, ehk siis need videod, mida sa saad enda tempos vaadata, siis sul tuleb praktiline kodutöö, ehk siis sa pead reaalselt läbi tegema seda, mida ma sulle selles teooria osas olen õpetanud. Sa saad tagasiside enda sellele tehtud kodutööle ja siis on meil see ühine aeg, kus sa saad siis laivis minu käest küsida. Aga kui mul ei ole seda algkapitali, et ütleme, et sa ütlesid, et 2000 võiks olla ikkagi, aga saab ka 1000-ga, kui see hästi nutikas ja kaval olla ja teha. Aga kui mul seda praegu ei ole, kas mul siis tasub tulla siia õpiprogrammi? Muidugi tasub, et selles suhtes sa teed ju ikkagi alguse millegi uuega, mis saab su ellu tuua mingi muutuse, kui sa seda soovid. Ehk siis võib-olla sa alustad aasta pärast, aga sa praegu juba teed need sammud ja liigud sinna poole, ehk siis sa ju tegelikult tuled oma mugavustsoonist välja ja sa hakkadki juba koguma, sa hakkad mõtlema selle peale, et okei, kuidas ma siis saan niimoodi, et ma aasta pärast alustan, on ju. Või siis võib-olla selle baaskoolituse tõttu sa saad endale, ma ei tea, otsid mõne teise töökoha, et sa juba saad siit nagu nii palju seda juurde, et mida siis enda CV-sse lisada, näiteks on ju. Ja ajalises mõttes tõesti see on tehtav, et kahjuks ei jää sulle vabandust, et sa ei saa, sul pole aega, sest tegelikult meil on alati aega prioriteetide küsimus. Et kas ma vaatan seda Netflixi seeria ära märtsikuus või ma tulen teen ise oma eluseeria, mis annab mulle vinged oskused ja võimaluse teenida asukoha vabalt siis seda sissetulekut. Just, ja vinge kommuuni ka. Ja kogukonna. Kogukonna, täpselt. Et kõik need konverentsid, kus ma käinud olen ja kõik need ühisüritused, mis meil olnud on, et see on mu ellu nii palju juurde andnud, et väga kihvt siuke sõpruskond, et see on ka väga suur osa sellest ärist. Väga lahe. Ja sulle, armas, hea vaataja, meil on hästi magus pakkumine veel, millega sul on võimalus liituda selle õpiprogrammiga. Et kui tavahind on siis 700 €, mis tegelikult ei ole üldse palju arvestades, et kui sa peaksid iseseisvalt õppima ja pusima ja võimalik see 700 € nagu naksti endal kuskil õhku lasta, aga nüüd on võimalus siis Kelly juhendamisel säästa pigem on ju see raha ja teha õigeid samme õiges järjekorras. Aga siis täna meil on pakkumine 550 €, millega sa saad liituda selle õpiprogrammiga, et paneme siia samma kommentaariumisse lingi ka ja minu meelest 12 osalejat meil on juba kirjas, nii et ägedad inimesed juba on olemas ja tule sina ka kampa, kui sa oled mõelnud selle peale juba varasemalt, et kas sul on siis oma toode, mida sa tahad Amazoni müüki panna või sa tahad toodet arendada ja panna see müüki. Ükskõik, kas sa siis plaanid seda päriselt reaalajas kohe kaasa teha või sa tuled lihtsalt õppimise mõttes, saad need sammud endale selgeks ja valid, et näiteks suvel on see aeg, kus ma nagu täie hooga pihta hakkan. Et kuidas iganes see sinu jaoks tööle läheb ja minu meelest kõige parem asi on see, et sa saad endale oskused, mida sa saad korrata ja ainult paremaks järjest muutuda selles. Ja, täpselt. Et tee muutus enda elus, et vaata eelmine kord oli ju ka see, et peamine mure inimestel oli see, et neil on hirm. Aga tegelikult ongi ju see, et lõpuks sa võib-olla kahetsed seda, et sa ei teinud, et isegi kui midagi ju läheb nässu, siis sa oled saanud nii palju kogemust, et ma väga soovitan, et nagu pane see hirm korraks kõrvale ja tee otsus, et sa teed midagi uut ja ägedat enda elus. Väga lahe. Mõnusat reede jätku kõigile ja toredat nädalavahetust ja kohtume siis reede hommikul jälle uuesti siin Veebikooli Facebooki kanalis teiega. Ja, tšau. Tšau.